Tervitus Merike numbrite keelest. Nii, vaatame siis, mis toob juuni 2025 ja olen seekord teinud veitsa teistmoodi. Ja siis vaatame, mis sellest välja tuleb. Oli natukene põhjalikum töö. Ja juuni on siis teistmoodi, kui oli mai, sellepärast, et kokkuliitest tuleb siis numbriks 6, ehk siis see on täielikult armastuse number. Ehk siis juunikuu ise on 6. kuu, siis me liidame kokku 2025, ehk siis see on siis 9 ja kokkuliitest tuleb see 15, ehk siis 1 + 5 on 6. Ma loodan, et ma pean meeles, et ma panen sinna kommentaaridesse selle lahenduse siis. Aga nutikamad siis palun aidake üksteist aru saada ka, et teeme sellise meeskonna töö siia alla. Nii, ja see kuu on siis strateegia ja laienemise kuu, samuti ka naudingute kuu. Ehk siis number 6 on armastuse kuu, tegelikult armastuse number, aga siin tuleb ka olla nagu mõistlik ja arusaav, et ei saa ju kogu aeg ainult nautida, kuigi tegelikult juuni on selline suvekuu ja tahaks juba möllu panna. Et kellegi unistuste täideviimine, kellelgi palju armastust, kellelgi uued suhted, uued projektid ja kellelgi väga palju erinevaid magamistoa seiklusi, ütleme siis niimoodi. Et täielik armastuse naudingute kuu, et number 6 on täielik relax, ütleme niimoodi. No lihtsalt nagu see loodus hakkab sundima sind nagu võtma täiega vabalt. Noh, mis on siidilgi selge, et kui on selline kesa meenutav mõnus kuu. Nii, et number 6 on muidugi tegelikult ka organiseerimine millegi või kellegi poolt või millegi või kellegi jaoks. Võt siin ongi see nagu oluline koht, et mis tuleb meil meeles pidada. Et miinuses võib selles kuus olla ka väga palju kättemaksu, sellist pahatahtlikkust ja siis seda ka täpselt ütleme niimoodi kellegi poolt. Ehk siis see on niimoodi, et ütleme, kui mingisugune ma tahaks nagu nimesid ütelda, aga siis mul ei ole, äkki solvan kedagi. Noh, minule näiteks on keegi tädi X vihane, siis ta ise otse mulle on sõbranna, selline kõik on hästi, aga tegelikult ta maksab kätte hoopis mingi Y ja mingi Z inimeste kaudu. Ja siis, kui mina äkki juhuslikult ütlengi talle, vaata, mis toimus, et mis tehti, siis ta ütleb, issand, kuidas see võimalik on ja ise mõtleb, jess, ära tegin. Et võt sellist asja võib esineda nüüd selles kuus kahjuks. Nii nagu ma olen öelnud, et on plussid ja miinused. Nii, et igaühe jaoks kujuneb see kuu välja erinevalt vastavalt igaühe valikutele. Iseenesest kuu on täis rõõmu, naudinguid ning palju lõbusat. Samuti ka on see kuu väga filosoofiline, teineteise toetamist, vaimseid ettevõtmisi. Et just nii nagu sina oma elus tunned seda, et sa peaksid nüüd tegema või olema. Et selleks, et kuu tuleks edukas, siis kõigil on vaja süveneda oma selle kuu tegemistesse adekvaatselt ja pigem strateegiliselt. Midagi ei tohiks jätta juhuse hooleks. Kuna number 6 energia vägisi tahab meid lõbustustesse kaasa haarata ja konkreetsuse jätta taha plaanile. Ja seekord ma vaatan kõiki numbreid eraldi, võt siin ongi nüüd see nõks. Saab väga põnev olema. Vaatame, kuidas see kuu siis kujuneb. Ja ma olen väga tänulik teile, kui te kommenteerite siia video lõppu, et kas või siis ütleme kuu lõpus, et kas siis läks täppi või mitte. Ja kui sulle see minu kanal toodab palju naudingut ja ajaveetmist ja veitsa ka informatsiooni, tegelikult ma loodan, et see on vastupidi. Rohkem informatsiooni edasiliikumiseks oma elus ja siis ka ajaveetmist jalutuskäigul koeraga kuulad mind klappidest või siis söögi tegemisel, siis pane mulle kindlasti sinna pöial, kas või tagantjärgi ja jaga seda kanalit, kui tundub, et kellelegi peaks vaja minema see info, mida ma siin teile jagan. Seepärast, et ma annan tõesti endast parima ja iga kommentaar on minu jaoks kompliment, on see siis hea või halb.
Ma olen tegelikult, teate, mis teile väga tänulik, seepärast, et üli palju on häid kommentaare nii mulle isiklikult meili kui siis ka siia nende videote lõppu. Et mul on hea meel, et ma olen leidnud koha, kus kohas ennast siis väljendada ja jagada ja abiliseks olla. Nii, aga поехали. Eks mega palju numbreid. Püsige siis olla käru peal. Nii, lähme siis number 1. Nagu te aru saate, nüüd ma hakkan rääkima kõikidest numbritest eraldi. Et number 1, kes on sündinud esimesel kuupäeval, ükskõik mis kuus. Liidame kokku siis 1 + 6, 1 tuleb siis see sinu 1-st on ju ja 6 tuli siis selle kuu numbrist. Ja see on kokku 7. Enne seda, kui ma alustan, ma tahan teile ütelda, et see on üleüldine. Ärge sellele nagu vaadake niimoodi, et mul küll nii ei ole, et puhas B, mis ma siin räägin. Võtke lihtsalt, pange see kõrva taha, kui tundub, et kõnetab, siis on hästi, kui tundub, et ei taha niimoodi, nagu siin on, siis ärge tehke sellest välja, lihtsalt jah, aga pange kõrva taha ikkagi. Nii, see kuu võib olla selline palju kriisisituatsioone, palju probleeme ja nende probleemide lahendamist. Ütleme siis niimoodi, et sul on läbi kriisisituatsiooni toimub sinu tõus, ehk siis selline tähelend võib juhtuda. Ja ainult sel juhul, kui sul on endal välja töötatud selline mingi plaan, strateegia, kuidas sa seda täide viid, siis sa oled just selle strateegia eelnevalt valmis seadnud. Ehk siis mäletate, ma rääkisin selle aasta lõikes 1-st 9-ni, kuidas number 1 aeg, siis me teeme strateegia, siis hakkame selle kaudu liikuma. Ehk siis nüüd sinul on see nagu kuude lõikes 7. Et ja võib-olla veitsa pussakäära selles suhtes, et aasta on nagu üks number on ja siis kuud on teised numbreid. No pole midagi, täiskasvanud inimesed saame hakkama. Ja tugev peab olema. Nii, ehk siis ja, sul on siis võib olla palju kriisisituatsioone. Ja kui sa need lahendad strateegiliselt ehk siis mõistusega, sa pead mitte emotsioonidega, siis sul võib täielikult tähelend toimuda. Ja need siis tänu sellele, et sul on eelnevalt plaanid tehtud ja sa oled selle kohaselt toimetanud. Et selleks, et neid katastroofe või mingisuguseid selliseid negatiivseid asju ei juhtuks, siis on vaja täpselt liikuda oma plaani järgi, mis sul on ja analüüsida seda plaani. 10. päeval sündinud ükskõik mis kuus, et siis kokkuliites sul tuleb täpselt sama 7, ehk siis 7 teate üleüldse natuke kergendaks, et 1 + 6 on 7, eks ju, vahet pole, kas sa siis 10. päeval sündid, aga ma lihtsalt teen natukene teile natuke teistmoodi seda seletust, et siis 7 on selline kvanthüppe number. Et selles, kellel tuleb see 7, siis see on lihtsalt, et tahad või ei taha, aga see toimub mingisugune asi, selline mingi toimetus. Ja see ei pruugi ju minna pahasti. Et see üldjuhul täpselt nii, nagu meie eluhoiak elus on, siis mina tahan alati, et mul läheks kõik hästi. Isegi kui läheb vahest täitsa sinna allapoole, siis ma mõtlen, et vaatan endast peeglist, ütleb, ma pean hakkama saama, ma saan hakkama ja siis ma saan ikka hakkama. Ja isegi vahest, kui jääb tennima, siis ka pole hullu. Saame hakkama. Nutmine vahest ka kasulik. Nii, sorry. 10. päeval sündinud, 10. päeval sündinud ükskõik mis kuus. Et sind ootab siis samuti kas tähelend. Ainult siis, kui sa lahendad, sul tulevad ka kriisiolukorrad kahjuks. Ehk siis, kui sa lahendad kriisiolukorrad edukalt, ja sul peab olema väga läbipaistev plaan iseenda jaoks loomulikult, et sa pead nagu aru saama. Väga oluline on analüüsida selles kuus oma tegevused ja see järgi ka tegutseda, et luua midagi edasi ja teadlikult. Ei tohi jätta midagi juhuse hooleks. See kuu annab sulle midagi uut, kuid läbi kindla süsteemsuse. Kuid võib minna täiesti teisiti, kui oma plaani ei täida, jätate selle just juhuse hooleks. Ehk siis number 10, sul on väga oluline ka analüüsida. Sest number 1 ja 0, see 0 kõigil, kellel on 0, siis teil on kombeks see, et te nagu võite nullida hästi kähku oma tegevused. Ehk siis mõtlesid niimoodi, savi, teen teistmoodi ja siis ongi kohe nätaki. said, mis tahtsid. Aga mitte midagi pahas mõttes, sest mõelge selle peale ka,
kui ma seda tegin, seda teksti, siis ma mõtlesin, et issand jumal küll, et no vot see on küll ikka kuude kuu, mis nüüd tulemas on. Kriisiolukord ei tähenda üldse pahat kriisi. No ütleme siis see, ma toon selle kuskil ka näites mingi numbri juures, seepärast mul hakkas vahepeal nagu täiega kahju juba kõigist. Et vaata, kuna täpsem prognoos, siis veitsa rohkem sellist informatsiooni ka. Et kriis on see, et lihtsalt keegi ei rasedaks vaata oma lähedastest või siis, kui sa oled mees, siis su naine ei rasedaks või te saate lapse, on ju. Siis ka, see on ju ka kergelt selline, et mis asja, nagu üldse pole plaanid. Ja siis nagu, okei, rahu, istume, räägime natukene. Ja siis pärast mõtlen, täitsa okei, davai, teeme ära, kasvatame suureks. Et no tegelikult see on ka kriisiolukord, ise mäletan väga hästi, mul on 2 täiskasvanud poega juba. Ja pojad, te olete kõik oodatud. Muidugi olete. Nii, 19 päeval sündinud, ükskõik mis kuus. Teil võib ette tulla mingite kriitiliste probleemide lahendamine. Ehk siis näete, kriitiline kriisiolukorrad number 1-del, millega te väga hästi saate hakkama. Kuid pange tähele, need on sellised probleemid, mis takistavad teil edasi liikumast või laiendada midagi oma elus või tööelus. Kas sa oled midagi plaaninud juba pikamalt ja see ei ole edasi liikunud, kuid selles kuus lahendad sa mingi sellega seotud probleemid ja asjad hakkavad liikuma. Ehk siis nii, ma ütlesin siin, et need takistavad edasi liikumist, ehk siis eelmistel kuudel, ehk sa oled teinud eelnevatel kuudel mingisuguse projekti või mingi süsteemi endal on ju, et sa nüüd liigud sinna poole ja siis nagu ütleme mais ja aprillis on justkui nagu veninud see püksikumm tohutult. Ja siis selles kuus võib hakata mingisugune asi liikuma. Ehk siis läbi mingite ka jälle kas kriisisituatsioonid või mingid kriitilised probleemid, ma ei tea, keegi ütleb, et on haige ja murdis jalaluu, vaata meeskonnast väljas, game over ja siis mõtled, okei, nii, mis teeme, siis keegi ütlebki, et kuule, mingi Tiit Metsast ütleb, et ta tahab appi tulla ja siis mõtled, opa, nii hea lahendus, davai, hakkame pihta. No mingi selline värk võib sul juhtuda, et jälle, et korraks võtab põlved nõrgaks ja siis hakkab kõik toimima. Ehk siis, kui sa oled midagi pikalt plaaninud ja see ei ole liikunud sinnapoole, siis selles kuus lahendad sa mingi sellega seotud probleemi ja asjad hakkad liikuma. Kuid kui sa ei võta ette midagi, siis võib tekkida täielik kaos ja suured tülid teiste inimestega suhtlemisel. Ja see viib lõpuks mingi suure lõpuni. Kas suhe või mingi projekt lihtsalt lõpeb. Soovitus on tegeleda spordiga. Sinna saad oma ülelikse energia sokutada, koguda energiat ja lahendada sõbralikult, strateegiliselt omad need kriitilised olukorrad. Ja rohkem vaimset lähenemist lahenduste leidmiseks. Ehk siis vaata, 19. ma rääkisin ka sellest videost, et te võite olla sellised äkkvihased. Et teil on vaja, kõikidel inimestele tegelikult oleks vaja sellist füüsilist, mis see siis on, füüsilist koormust, jah. Et näiteks 13-ndatel täpselt samamoodi, et nemad on ka sellised piuh ja pauh tüüpi inimesed, vahet pole, kas sa oled naine või mees, et on vaja sinna sporti nagu ennast panustada. Ja hästi analüüsida sinul siis 19 ka oma asju ja rohkem usaldada, ära kogu aeg nagu ole mingisuguse kasu peal väljas või mingi, et sa pead nagu saama, et ma ütlesin endale, et ma pean saama 15 inimest kokku, miks ma ei saa, selline nagu ole rahulik, ära närvitse, zen. Et siin on jah see, et mine trenasööri mingit boksikotti ja ma ei vihja sellele, et see on selline, kuidas ma ütlen, agressiivne, aga see võib, mingid situatsioonid, meis kõigis võib tekitada sellist agressiivsust. Aga kõik läheb täpselt nii, nagu peab ja sul on väga suured võimalused see oma plaan täide viia. 28 sündinud ükskõik mis kuus on selles kuus samuti karmaga seotud sündmused. Karmaga seotud sündmusi muuseas tuleb väga paljudel. Ja see tähendab seda, kui sa oled eelmistel kuudel teinud midagi selleks, et muuta asju paremuse poole, edukuse poole, siis vot selles kuus on see kulminatsioon, et see asi võib õnnestuda. Ehk siis, kui ma ütlen karmas, ärge ehmuge, see tähendab seda, et läbi selle nüüd toimubki nagu mingi asi ja sa mõtled, yes. Või siis vastupidi, kui sa oled ikkagi kedagi väga pikalt kiusanud seal, ükskõik mis numbritel siis, sorry, ma jäin siia 28 juurde küll nüüd praegu, aga no kui sul on läinud mingisugune projekt ka näiteks kogu aeg nagu kisub kiiva ja siis selles kuus võibki olla see, et okei, no ei midagi, aitäh koostöö eest ja lähme laiali.
noh, saad aru, vot selline asi. Nii. See tähendab siis seda, nii, oot. Nii, on selles kuus karmaga seotud sündmused läbi strateegilise liikumise ja planeerimise. Karma tähendab, et selle kaudu kas midagi hävineb ja kaob sinu elust või vastupidi tuleb midagi uut, mis karma seaduse järgi peab tulema. Vot, selline täpsustus oli mul siia. Igal juhul mingi muutus sinu elus selles, kus toimub, mis karma järgi peab juhtuma. Kui sul on juba varasemast seotud mingi plaan eluks ja eesmärk, kuhu jõuda, siis selles kuus võib see väga suure tõenäosusega õnnestuda. Kuid selleks on vaja end kokku võtta ja tegutseda. Vot. Siin on ka täpselt samamoodi nagu eelnevatel number 1 numbritel, üleüldiselt siis vaatavad need ühed, eks ju, et siis sul peab olema strateegia, sa pead analüüsima oma tegevusi, nii, okei, see ei läinud nii, mis ma tegin valesti või siis mis ma jätsin ütlemata, et ja analüüsida ka seda, sina 28 oled selline, kuidas ma ütlen, hästi empaatiline, see 2 annab sulle sellist pehmust ja empaatilisust, aga number 8, nii nagu ma enne teile rääkisin ka selles videos, suur lugupidamine teile, et ja number 8, see annab just teile nagu sellist nagu kõva kihti, et teil on nagu, teie sees on siis nagu pehme ja siis selline kõva, saad aru, vaat selline nagu 2 poolt on teil ja te vahest olete võib-olla täitsa punes endaga, et te ei saa ise ka aru, et issand jumal, mul nagu justkui see inimene meeldis ja 1-2 lihtsalt ei meeldi mulle üldse. Võta väikse lonksu. Hommikukohvi. Nii, lähme edasi. Teisel päeval sündinud ükskõik mis kuus. Nüüd ma räägin siis number 2 energiatega või nende päevadega inimestest. Nii, ma loodan, et te saate kõigest aru, mis ma räägin. Siis liidame siis kokku number 2 + 6, see on kokku 8. 8 on ka karma number. Võt. Siis number 1-del tuli kokku 7, aga see on selline kvanthüppe number. Nii, teid ootab samuti karmaga seotud sündmused. Suur tõenäosus on mingi materiaalse liikumine mingi materiaalse edukuseni. Seda siis tänu konkreetsele plaanile ja vaheetappide analüüsile. Ehk siis tõenäosus on, et sul mingi asi väga hästi õnnestub nüüd selles kuus. Need plaanid, mis kunagi said tehtud ja nüüd tegutsed nende järgi. Ehk siis siin on jälle oluline see, et sa oled eelnevalt tegutsenud sinna suunas. Vastupidiselt, kui plaan ja tegevus puudub, võib juhtuda mingi rahaline kaotus kahjuks. Et energiat võib teil nappida juunis, soovituslik on aktiivne liikumine, sport ning tegevusplaani kohaselt toimetada. Ehk siis sinu puhul on see number 2, et sa võid olla, kui sul ei ole tehtud eelnevalt plaani, mille kaudu sa nagu liigud või kuhu suunas sa liigud ja pead mõtlema eelkõige nagu iseennast, siis võib olla see, et sa nagu, sa sõltud teistest inimestest hästi või teiste inimeste arvamustest, et see on siin nagu sulle takistuseks. Et kui keegi ütleb, et ei, mis sa jamad, et ära nüüd sellise asjaga seal jandi vaata ja siis sa mõtled, et päriselt ka tunduski natuke mõttetu värk, et ma võtan hoopis mingi muu värgi. Et no, et see ei vii mitte kuskile, sellepärast, et sa oled nagu tuulelipp kogu aeg nagu teiste juhitav. Et võta ennast kokku. Ma otsustasin siin 3 kuud tagasi, et võt teen sellise asja. Teen oma spordisaali. Teie tegelikult ei ole väga ettevõtlikud, te ei pea tegema mingeid oma ettevõtteid, mõtlesin valesti. Te olete hästi head töökaaslased ja üleüldse ma räägin sellest teises kohas. Ma tean, et te ootate videot juba number 2 inimesed tulemas. Nii, 11. päeval sündinud ükskõik mis kuus, ehk siis see teeb täpselt samamoodi jälle kokku 8. Teid ootab see kuu palju naudingut, kuid teil samuti soovitan omada kindlat plaani, mille suunas te liikuma peaksite oma elus ning siis ootab teid täielik edukus ning ka tähelend. Ehk siis teil on suur tõenäosus selles kuus midagi bravuurikat korda seada. Nii. Kuid kui mingit strateegilist liikumist ei ole, oled jätnud kõik juhuse hooleks näiteks, siis võib see kuu väga valusalt kätte maksta just suhete näol, kriis armastuses ja paari suhtes. Te vajate energiat, sest te olete väga müstilised inimesed ning teil on oluline liikuda selles kuus plaani järgi. Ja nüüd on väga oluline koht.
Te ei tohi sõltuda sõprade, sõbrannade arvamustes ja joosta oma elus siia-sinna. Te peate keskenduma täielikult oma elule. Ehk siis sellele, et mida sina vajad, mida sina soovid. Ei tohi sõltuda teiste arvamustest, sellepärast, et teate, nüüd on selline lugu, et kuna juunikuu on niisamagi juba selline armastuse kuu, täis romantikat ja siis liblikad on kõhus ja tahaks seal terrassi peal istuda, tahaks seal olla. Ja kui sul on ikkagi suhe, ükskõik kas sa oled naine või mees, number 11 sündinud, siis sul hakkab nagu täiega ketrama, saad aru sinna, ma ei tea, ketrama vale sõna. See hakkab kiskuma vaata. Oi, mind kutsuti sinna, ma lähen sinna, siis ütled kuule elukaasa, et kuule, ma lähen sinna ja kui tema ütleb, et tema ei saa, siis no aga ma käin ikka vaata. Noh, mingi, saad aru selline märk, et ei tohi, et mõtle päriselt südame kaudu, et mis sulle kõige olulisem on. Seepärast, et argielu vajab ju ka elada. Ja kui sina oled teinud ka eelmistes kuudes mingi strateegia tegutsemiseks, siis sa võidad täiega. Sul võib nagu juhtuda. Ma ei pealt sulle, usu endasse, ära kuula neid selliseid neid asju, sina oled ka sinna tuulelipukene. 20. päeval sündinud ükskõik mis kuus, teid ootab selles kuus mingi projekt, mingi teema, laienemine läbi plaani ja strateegia. Väga palju peate tähelepanu pöörama organisatsioonsetele aspektidele, sest juunikuu iseenesest on selline romantika ja lõbustuste kuu, näed, just enne rääkisin ka seda. Ja see võib teil vägisi mõtted mujale vedada. Ehk siis heas mõttes vedada. Vajalik on teil keskenduda strateegilisel planeerimisele nii isiklikus elus kui ka tööelus. Jah, sest 2 + 6 on 8, see tähendab karmakuud, nii nagu ma ütlesin. Kui sa ei jälgi, kuidas teed, siis karma teeb just nii, nagu oled ära teeninud. Kindlasti peaksite kuulama, mida sina just soovid, ehk siis vaadake, ma olen ikka veel nagu 2 energias, ehk siis number 2 on üldse sellised väga mõjutatavad inimesed teiste poolt. Ehk siis sina 20 täpselt samamoodi. Mõtle päriselt, mida sina tahad, mis on just sinule vajalik. Et kui sa arvad, et sa peaksid pigem lõbutsema, kui keskenduma oma paarisuhtele, siis ma ei tea, tee mida tahad. Et jah, et muidugi oluline on siin ka mõelda see strateegia, et mida sa oled tegelikult mingi paar kuud ette nagu mõelnud, kui sa oled mõelnud, okei, nüüd ma lõpetan, nüüd ma olen hästi korralik näiteks pereisa või siis pereema, et nüüd ma lõpetan need kapriisitsemised, sellepärast, et mis number see oli? 20, jah. Vaata, ma ütlesingi see, et kui on 0 taga, siis see 0 jälle on see tühistamine. Et õhtul ütled, et ma ei tea, lähme nagu sinna kuhugi, sa tahan ütelda mögile. Mis see siis on? No kuhugi sinna puhkama, sinna panema juurde. Pakid asju ja siis järgmine päev nagu tõusid üles, mõtled, et ei, ma mõtlesin teistmoodi, et ma võtsin Hispaania piletid, et lähme sinna. Ja siis nagu sinu elukaas vaatab, mis asja nagu üldse ei suuda ära otsustada või? Et ma ei kuulnud 20 elukaaslaste neid lugusid siin, on mulle kirjutatud, siis ma mõtlen, no nii, ei midagi. Õnne teile. Nii, ehk siis kindlasti peaks kuulama, mida sina soovid, ei tohi sõltuda teiste arvamustest ning keskenduma ja liikuma edasi. Et sul võib olla suht keeruline selles kuus, sellepärast et hullult kisub sinna lõbustuste poole. Aga mäletad, alguses ma ütlesingi, et see on küll hästi lahe, väga magamistuuga seotud kuu arvatavasti, nii igas mõttes ja number 2 eriti raske, sellepärast et te olete sellised tuulelipukesed, heas mõttes selles mõttes, et te tahate hullult mingi sõpradega sinna-tänna minna ja selline. Nii, 29 päeval sündinud ükskõik mis kuus, teid ootab ees samuti mingi projekt või teema laienemine, kuid see siis läbi partnerlussuhte, kas töö või äraelus. Samuti teil on see kuu karmakuu ning see mõjutab teid just partnerluse aspektis. Teil on siis valida, kas teete kõik selleks, et partnerlussuhted püsiksid? Selleks annab tegelikult juuni iseenesest väga palju võimalusi. Või siis, mis te arvate, mis ma nüüd teiseks ütlen? Või siis, kui ahvatlusi on palju, võite te nullida praeguse partnerlussuhte nii töö kui ka koduses osas ning nautida täielikku vabadust. Vot, et mul on isiklik kogemus 29-ga olemas ja teate,
kui sa oled 29, võid mulle isiklikult kirjutada, et kas sul on iseendaga näiteks raskusi. Mul on 2, tähendab üks on lihtsalt tuttav, siis meestest räägin praegu, et siis neil on olnud ka sõpradest hästi sõltuvad oma tegevustes just, et see on nagu hästi kummaline. Just see viitab rohkem ka jälle teate sinnapoole nagu see 28, et nende sees on nagu 2 inimest või 2 mingit olevust ja see 1,29, see mees ütles ka, et ta lihtsalt on vahest täiega segaduses sellepärast, et ta nagu mõtleb mingi hetk nagu hästi positiivselt ja siis mingi hetk tuleb täpselt nagu mingi kurat istub ta selle peal, et selline ütles, et justkui nagu tundub, et vahest tahab nagu hulluks minna. Et kommenteerige 29, kas te ka vahest tunnete niimoodi, et justkui teil on nagu 2 teid. No kõlab hästi müstiliselt, aga see on suur tõenäosus, sellepärast teate, et siin on täiesti 2 erinevat energiat. Et 2 on empaat ja number 9 on selline sõjaka energiaga number. Eriti kui on miinuses. Nii, et teil on vaja analüüsida oma käitumist kõiges, mida te teete selles kuus ja ka välja, ka seda pange tähele, mida te välja räägite, mida te välja ütlete, sellepärast, et teie sõnad on nagu noad. Ja siis seeläbi te suudate adekvaatselt käituda ja oma suhteid kas hoida korras või siis need lähevad nii, nagu nad lähevad. Sellepärast, et kui te ise ei võta neid ohjed enda kätte, siis uskuge mind, see karma lihtsalt teeb täpselt nii, nagu sa väärt oled. Et seda saad, mida tellid. Öeldakse vist nii. Ehk siis sellise juurika saad, mis seemne mulda panid, ütleme niimoodi. 3, lähme teie juurde. 3. päeval sündinud. Teate enne, mis ma veel ütlen, et kui teile nüüd meeldib see formaat, kuidas ma nüüd teen, see on nagu mega suur töö, aga hästi, hästi huvitav ka mulle endale, seepärast, et ma arenesin läbi selle hästi palju. Et siis pane kommentaaridesse, et ja sulle sobis, et meeldis, vaatan, kas ma siis järgmise kuu ka saan samamoodi tehtud. Ja siis telli kanal, jaga seda kanalit teistele ja siis üleüldse leiab numbrite keel teemasid erinevates kohtades, Instagram ja TikTok ja ma olen siin kõige aktiivsem, siis oma Facebooki suletud grupis ka vahest väga aktiivne, vahest jälle nii nagu me inimesed on ju oleme. Aga sinna ma nüüd jälle lähiajal üritan teha selle live kohtumise. Esimene kord oli päris põnev ja ma panin selle videoki siia ülesse, et vaatame, mis sellest tuleb. Elu on põnev ja seiklus. Et minagi pean tegema strateegiad. Pärast vaatame, kuidas minul seal läheb. Nii, kallid 3, aitäh, et kuulasite jälle minu väikse mullakese ära, siia väike reklaamipaus oli see. Nii, teil on siis niimoodi, kui ma liidan kokku 3 + 6, 6 oli siis, mäletate, juuni 2025 energianumber, siis te saate kokku 9. Ehk siis 9 ongi müstika number ja seal on suht palju võib-olla seda sõjakust, kui te olete miinuses. Ehk siis kõik 3 nüüd, see kuulub kõigile teile. Aga räägid siis eraldi. Teid ootab kahjuks selles kuu sees mingi võitlus enda sees. No näed, ütlesin jah, et sorry, sõjakus. Ehk siis, teil on see asi, et teie enda sees ja te keete nagu oma tehtud supis, ütleme siis niimoodi. Siin võitlevad sinu sees kavalus ja nutikus, et justkui, ma kohe räägin, mul oli siin hästi see lahti kirjutatud, teil justkui on sees saatanast üks osa ja pühakust üks osa. Teil võib tekkida tunne, et võiks kedagi kavaldada või siis siiski aidata ja siis saada vastavalt sellele korralik tänutunne väikse kingiga. Ehk siis teie sees on, see nüüd ei ole ainult juunikuus, aga teie sees võib olla see, et te olete suht targad inimesed ja nutikad, aga teil on nagu see, et te tahate hullult palju kavaldada, mingi triki kaudu teisi inimesi kas aidata või teha midagi. Mitte alati. Aga siin on jah see värk, et nüüd pange tähele, kas te nüüd läbi saatana energia nüüd tahate kedagi ära kavaldada ja siis te teate ju kõik väga hästi, sellepärast et see ei too head vilja. Et mina soovitan alati võtta selle positiivse versiooni. Aga teil kisub täielikult lõbustuste poole, nii et hoidke tundlad püsti, et kasutage seda ka oma läbimõtlemisstrateegiat, kuidas käituda ja kuulake seda sisetunnet, et mis oleks õige ja kuidas oleks õigem teha.
12. päeval sündinud ükskõik mis kuus, täpselt samamoodi, sul on energia siis 9 selles kuus. Teid võib samuti kriis oodata ees. Teil tuleb justkui lahendada mingeid kriitilisi olukordi oma elus, kuid seda läbi väga detailse arusaama ja mõistmise. Kui te saate detailselt aru, mis, miks ja mille pärast ja leiate lahenduse, siis kõik lõpeb suurepäraselt. Ehk siis sul on täpselt samamoodi võib juhtuda see asi, et sa justkui võitled enda sees, et kui ma teen selle niimoodi, siis tuleb niimoodi ja kui ma teen selle niimoodi või naapidi, siis tuleb naapidi. Et enda sees on mingi nagu megavõitlus. Nii. Ja kui te ei võta vaevaks süveneda probleemi läbi detailse analüüsi ja mõistmise, siis toimub täielik naudingute edukuse nullimine ja kaos. Ehk siis sul on väga oluline 12 päeval, kui sa oled sündinud, ükskõik mis kuus, et sa adekvaatselt analüüsiksid neid asju, mida sa teed, mis sulle elu toob ja siis samamoodi ma loodan väga, et ka sul on tehtud mingisugused plaanid eelmistes kuudes ja vaata, kas sa liigud sinnapoole. Ja sulle suur soovitus tegelikult ka number 3, et mingeid vaimseid, mingeid praktikaid proovida. No, mõte on see, et oma mõistus nagu maha rahustada. Seepärast, et sul kütab ta täiega ja sa ei tea nagu, kas võtta positiivne või negatiivne pool. Et kas ütelda nagu mehele, et teeme seda nii või naapidi või siis naisele on ju. Ja siis ise oled pärast täiega läbi omadega. Jooksed kokku. Nii. Läbi vaimsete praktikate koguda jõudu ja lahendada probleemid mõistlikult ning siis läheb kõik hästi. Siin ongi väga oluline. Pealiskaudsus ja ükskõiksus on oma tegevustes on kategooriliselt otsin mitte soovitav kirjutatud selles puhul tegelikult keelatud, ma ütleksin isegi. Selles otsas, et teate, teil number 3 üleüldse on see oht, et ei tohi mitte midagi jätta juhuse saateks. Juhuse hooleks selles kuus. Ja te peate väga täpselt nagu tegema. Teil hakkab tohutult kiskuma lõbustuste poole. No mis ei ole ka paha, aga sellega võib lihtsalt see tulla, et sa ühe õhtuga lihtsalt raiskad kogu oma rahalise rahakott on tühi. Oot, ma tahtsin hukustada, mul on käevõru siin. Ma ei tea, kas see paistab välja. Ehk siis siin on see edukuse kood. Vaatame, kas numbrid ka tulevad välja või? Okei, ma olen nagu väike laps. Ehk siis ma rääkisin teile jah, et need käevõrud ja asjad sain sealt ehteks. Nii. Ma sain 21-ga kõik ühele poole, isegi punaseks läksin, kui lapsik. Oi, näete, mul on kogeks see sõrmus ka, sõrmes, mis vaat selline. Nagu mega ilus, ma magan ka praegu sellega, vaatame, mis toimub. Puhastub kõik ümberringi. Nii, 30. päeval sündinud, ükskõik mis kuus. Teil ootab samuti ees karmakuu. Kuna 3 + 6 on 9, ehk siis 9 on selline sõjakas kuu. Strateegiline lähenemine läbi plaanini detailide viib teid eduka tegevuseni. Praktiliselt kõikidel 3-del, nii nagu 30. päevalgi sündinud, on vaja näha detailselt edasiliikumise strateegiat ja suhtuda sellesse adekvaatselt. Mitte pealiskaudselt, muidu tuleb elus täiega kaos. Ma ütlesin seda vaata enne ka juba. Sellise käitumisega teil raha asjad on korras ja kodus kõik hästi. No näete. Issa kuigi, mul on nii hästi meeles, mida ma kirjutasin. Olge väga põhjalikud oma tegemistes, ärge jätke midagi juhuse hooleks, aidake ennast ja teisi rohkem. Ärge olga ükskõiksed. Jah, et ärge jätke juhuse hooleks mitte midagi. Seepärast, et siis juhus teebki 1-0. Nii, lähme number 4 juurde. 4. päeval sündinud ükskõik mis kuus. Teil on siis 4 + 6 see võrdub 1, ehk siis 1 on uus algus, mäletate 1-9, nagu ma rääkisin aasta lõikes. Vanade olukordade, projektide, situatsioonide nullimine ja uue eluetapi algus. Võite tunda, kuidas mingid olukorrad või inimesed justkui kaovad teie elust või kadusid juba eelmises kuus. See kuu on justkui uus energia ja tohutu tahe teha midagi. Soovituslik on luua strateegia tulevikuplaanideks, millega tegeleda ja nii edasi, kuhu soovid jõuda. Vot. Kindlasti on soovituslik energia tõstmine läbi spordi ja aktiivse tegutsemise. See on nüüd tegelikult selles suhtes kõikide 4 suhtes nüüd, need, mis ma räägin nüüd edasi ka, 13 ja 13 ja 22 ja 31. Et teil on väga-väga soovituslik teha sporti.
ükskõik siis mis ala, aga te saate sealt energiat, seepärast, et teil on see lugu, et teil hakkavad nagu rusikad kipra kiskuma, seepärast, et siis, kui teil midagi närvi ajab, siis te mõtlete, tahaks nagu täiega ära teha. Et kellel see number oli, kas number 2 või 11, ma ei mäleta, või 1 oli vist. No sport on üldse kõigile hea. 13. päeval sündinud ükskõik mis kuus, teeb see kuu oodata ees kas kriisiolukorrad ja palju arusaamatusi või vastupidi. Kui eelnevatel kuudel on strateegia tegutsemiseks tehtud ja selles suunas ka liigud, siis täielik tähelendi edukus. Ehk siis saad sa aru, siin on väga oluline see, et 13. on hästi tohutu energia. Ma elukaaslane 13. Seepärast ma alati naeran, mina kutsun teda rohutirtsuks. Sellepärast, et tal on nagu kogu aeg siit ja sealt tulevad mõtteid ja siis tal on väga raske keskenduda ühte kohta. Väga selline, väga töökas ja asjalik inimene, aga tal on kogu aeg jooksevad mõtted. Ja ma saan aru, et selline 13 päeval sündinud inimene lapsepõlves on saanud rohkem peksa kui süüa arvatavasti, sellepärast, et nagu üliaktiivne. Ükski lapsevanem ei pea teda, ei kannata välja vaata. Kogu aeg tukistati. Õigemini siis nad saavad just rohkem rihma, said kunagi, siis kui oli see kõva nõukaaeg, vaata. Siis võis ju kõike teha joollauaga vastu perset ja vastu sõrmi. Kirjutage, kes on joollauaga saanud vastu sõrmi või kuskil, mina olen saanud. Ma olin matemaatikas 2. Matemaatikaõpetajad tukistas mind alati kuskilt siit tagant, mis oli eriti valus ja siis ütles, et minust ei tule mitte kunagi asja. Näete, millega ma praegu tegelen. Liitmine on jah tõesti siin väga lihtne. Või mind jääb naerma selline asi. Kes on joollauaga saanud vastu perset või kuhugi, siis kirjutage kommentaaride siia, et väga hea oleks teada. Et suurem osa siin ma vaatasin statistikast YouTube'is, et meid on just sellised, mis oli 35 kuni edasi, et seal on palju selliseid nõukaaegseid inimesi, kes on saanud arvatavasti. Lähme teemasse tagasi. Sorry 13. Ikka kisub vägisi mul natukene seda mingit muud juttu rääkima. Nii, tähelendi edukus, kui sa oled täpselt oma strateegia järgi. Soovitus on oma energia taastumiseks läbi spordi aktiivse tegevuse ning kui liigus strateegiliselt oma tegevuste plaanide suunas, siis sind ootab edukus. Muul juhul ei lähe nii. Samuti olge ettevaatlik ka partnerite hoidmises. Võib juhtuda, et muutute väga aktiivselt siis elukaast, issand jumala küll, siis siin on see lugu, et kas on väga aktiivne magamistoa poole kokkusaamine 13, siis kui ta ei pane oma seda energiat sinna sporti. Või siis vastupidiselt, kui sa oled üksik, sul ei ole elukaaslast, siis sa võid hästi palju hakata neid vahetama selles kuus, sellepärast et üleüldiselt on selle kuu energia mäletate 6, ehk siis täis sellist romantikat ja siis pluss sul on 13 ka hästi palju energiat ja teil võib täiega pea sassi minna. Ja eriti siis, kui sul ei ole üldse mingi strateegiat elus edasi liikumiseks, siis sul ongi kõik sassis ja siis saad pärast seal meeste arsti juures või naiste arsti juures, sellepärast et sul on seal midagi valesti. Vot. 22. päeval sündinud, ükskõik mis päeval. Teil on see justkui karmakuu samamoodi, nii nagu eelnevatelgi, mis on seotud edukuse ja vaimse transformeerumisega, kui liigute taaskord oma loodusstrateegia järgi. Samuti võivad puruneda mingid suhted, kas töökaaslaste või muul teemal, või siis vastupidi tuleb selge arusaam, kellega edasi toimetada, kellega on koostöö kõige parem. See kuu on teie jaoks selline transformatsiooni kuu, täis kardinaalseid muutusi. Taaskord teie valida, kas positiivses või negatiivses suunas. Mul on naerusuu siia lõppu pandud. Vot, ma tahan ütelda, et alati kõik need numbrid, kui ma nüüd siin teile need seletan, siis need on üleüldised, kuigi rohkem siis sellele kuupäevale just nagu suunatud. Olge siis hästi tegused ja pange tähele, mida ma räägin, et ikkagi väga paljudel peab olema see strateegia, et ärge jätke juhuse hooleks mitte midagi. Ehk siis sul 22. võib olla siis see, et sa hakkad justkui avama silmi sellel kuul ja sa saad aru, kes on kes. Vot. Ja 31. päeval sündinud ükskõik mis kuus. Teid ootab selles kuus mingi projekti või plaani täitumine.
ja läbi tugeva transformatsiooni ehk siis mingi tugeva muutuse läbi. Transformatsioon, kvanthüppe, mida iganes, et siis need on sellised väga tugevad muutused. Aga see ei tähenda midagi negatiivset, vaata, et see võib hoopis ka väga positiivselt tähendada, et see on jälle sinu valik, kuidas sa suhtud oma ellu. Et näiteks võib teie partnerlussuhetes toimuda mingi väga tugev arusaam ja muutus, kas paremuse või halvemuse poole. Siin ma tahan ühte asja teile ütelda kõigile numbritele. Kui ma räägin partnerlussuhtest, siis ma ei räägi ainult mehest ja naisest. Ma pean siin silmas ka töökaaslased, mingisugused äriprojektid, mingid muud asjad. Jah, töökaaslased. No saad aru, kui sul on mingi oma ettevõte, siis selliseid asju ka. Võt see on minu jaoks nagu partnerlussuhe, mida mina siin selle all pean. Nii, teid see kuu justkui vaimselt rusub ja kurnab mingi olukord, kui see saab lõpu läbi mingi olukorra, kus teil endal jääb suu lahti, et ahah, nii saab ka asju nagu juhtuda. Ja see leiab lõppu, et millise, see on juba seotud teie eelmiste käitumistega selles osas. Soovitan soojalt analüüsida, mida ütlete või mida ütlemata võiks jätta. Ehk siis võib olla selline kuu, issand, mul tahab üks koer välja. Appikene, kas ma saaks mingi pausi teha? Ma ei taha üldse pausile panna. Kas teile sobib, kui ma korraks tõusen? Arvatavasti sobib, ma teen ukse lahti kähku. Ma proovin samal ajal äkki rääkida. 31. jah. Sul on siis see lugu. Ma teen korraks ukse lahti. Sul on see lugu, et sa ei tohi mitte midagi jätta juhuse saateks, sellepärast, et jälle nii nagu kõikidel eelmistel number 4 oli see, et strateegiline mõtlemine. Ja muidu saatus iseenesest teeb lihtsalt 1-0. Vaat. Nii, 5. päeval sündinud ükskõik mis kuus. 5 + 6 on 11, ehk siis 2. Kui te mäletate, ma rääkisin ühes videos kõige paremad paarisuhted, number 2 või partnerlussuhted, siis see peaks olema justkui tõesti megalahe kuu. Vaatame, teid ootab väga palju planeerimist oma elu osas. Teile võib see kuu tulla väga palju uusi tutvusi ja uusi ideid. Soovituslik, nüüd mõtleb meelde. Soovituslik on teha koostööd ja plaanide üleskirjutamine. Teid kisub tegema üksi, ilma kellegita, kuid seda ei tohiks teha. Ehk siis teie ülesanne on selles kuus õppida usaldama teisi ja tegema koostööd läbi eesmärkide üleskirjutamise. Teil võivad see kuu kas ärilises mõttes või eraelus tulla ette uued tutvused. Ja? Ütleme siis, kui sa oled üksik, siis arvatavasti sul võib tulla mingi silmarõõm, kellega tahaks koos seda kuud veeta. Kuid vaadake kokku sobivust minu ühest videost, et kindlasti vaadake, et kas te sobite temaga kokku või mitte. Siis teil võib sattuda selline liidrite kokkusaamine justkui 2 tugevat kukke, kes võitlevad esikoha eest. See 11 viitab sellele koostöö siis partnerlussuhtes eriti. Sel juhul ainult, kui on läbi rääkimata kummagi positsioonid, siis tekib see kukke positsioon. Kui te edasiseks koostööks plaane ei tee, siis võib juhtuda väga palju tühja loba ja lubadusi, mis kuhugi ei vii. Nii, ma lugesin praktiliselt kõik maha siin. Kompenseerisin selle ukse lahti tegemise sellega. Ehk siis teil number 5 on väga oluline mõista, et te ei pea kõiki asju üksi tegema. Te peate õppima siin justkui partnerlussuhtele. Kui on kodus, siis kodus jagama ära kodu tegemise tööd, vaata mingisugused, ükskõik kas sa oled mees või naine. Ja siis, kui sul on oma ettevõtte või sa oled seal kuidagi mingi vastava koha peal, siis vastutava koha peal, siis ka see, et ära tee kõiki asju, sa ei pea koju tassima seda tööd, et sul 5 puhul on see, et sa oled selline suht kohusetundlik ka. Suht. Väga lootustandev sõna oli see praegu siin lõpus. Nii, 14. sündinud ükskõik mis kuus. Teil võib tekkida mingi kriisisituatsioon läbi mingi teema nullimise. Mäletage, kriisisituatsioon ei tähenda alati halba, eks ju, ma tuletan teile kõigile meelde seda. Näiteks keegi ei rasedaks ja seeläbi võib tekkida mingi kriisiolukord. Vaat see on see koht, kus ma seda enne ka rääkisin. Ja siis alguses tekib nagu šokk, et või mis me nüüd teeme, on ju, aga siis korraga ongi see, et täitsa lahe ju. Noh, tuli siis tuli, mis me ikka teeme. Vaat selleks, et see kuu läheks teil edukalt, on vaja teil täielikult aru saada, mida te oma elust tahate. Muidu võib teil tekkida kaos ja palju arusaamatusi. Kuhu edasi, mida edasi? Valige üks suund ja liikuge strateegiliselt selles suunas. Kõik õnnestub teil, kui te ainult mõtlete seda positiivselt. Uskuge mind.
Keskenduge justkui kui hobune, see on jah hea näide, ma panin selle, keskenduge justkui nagu hobune ja teil on silmaklapid, ehk siis mäletate kuskil mingistes filmides on need. Ja keegi, et niimoodi, et sind keegi ei mõjutaks. See kuu toob teile just neid kõrvalsegajaid väga palju. Vaat kahjuks. Te peate ise otsustama. Kusjuures teil number 5 üleüldse, et 5, 14, 23, siis teil on selline romantika kuu, ehk siis number 2 tuli teil, siis teil võivad ka tulla sellised, kui sa oled üksik, siis võib tulla suhteid ja võid ka lasta uudiseid saada, mida iganes. Selliseid asju. Nii, 23 päeval sündinud ükskõik mis kuus, teil on see veitsa sellise karma ja sõjakusega seotud kuu. Teile on see väga emotsionaalne kuu, nii heas kui halvas mõttes. Sõltub taas, millise arenguprotsessis te oma elus olete. Et siis kas olete teinud enne mingit strateegiat ja tead, kuhu poole liigud ja siis see ka, et kas sul on nagu selge pilt, kuhu sa tahad nagu jõuda. Teil võib olla tunne või siis päriselt ka, et teie ümber on justkui nii palju toredaid inimesi, kes teid kõik aitavad ja tahavad teid aidata, või siis vastupidi nii palju inimesi, kes sind justkui hävitada soovivad. Ehk siis siin on see nagu duaalsus äkki või selline kaksipidi mõtlemine. Et tegelikult mõtle selle peale, et kõik on hästi. Et kui sul on plaan ja strateegia, kui sul on toetav perekond taga, mina alati ütlen, et perekonnast hakkab kõik, siis kõik läheb hästi, usu mind. 6. päeval, ehk siis ma räägin üldse nüüd 6. energiast. 6. päeval ükskõik mis kuus sündinud 6 + 6 on 12, ehk siis see teine kuus tuli, mäletate, juuni 2025 numbrist. Siis sinu kuu energia on 3. Teile ootab ees strateegiline teekond oma sihi suunas, partnerlussuhtele, rõhk. Eks number 3 ongi isa, ema ja laps. Ehk siis kui on ettevõte, siis on see, et koostööpartnerid ja siis nagu täiteviijad. Niimoodi on hea lihtne seda meeles pidada. Teile ootab ees strateegiline teekond oma sihi suunas, partnerlussuhetele, rõhk ja palju organisatsioonilisi küsimusi. Ehk siis kas väga hea arusaam oma partneriga ja plaanide tegemine, kuhu edasi ja nii edasi. Või siis vastupidi, palju arusaamatusi ja palju tühjasid lubadusi. Tähelepanu suunake sellele, et teil võib tekkida hirmus soov justkui kõigile tõestada ennast sellel kuul, kuid ärge tehke seda. Tegelege oma isikliku arenguga ja eesmärgistage see, kui olete üksik. Leidke partner ja seadke ühised tulevikuplaanid. Suunake tähelepanu organisatoorsetele ülesannetele see kuu. Te kipute hirmsasti lobisema ja lõdvalt võtma. Ja. Ehk siis siin on veitsa sellist energiat, et sinu sees justkui on see sama mõistus ja siis on need, teine on tohutud tunded ja mäletage siis juunikuu üleüldiselt kisub hullult nagu lõbustuste poole. Ja siis mõtled ka, et täitsa lõpp ma olen nii oodanud, et tuleks juunikuu ja nüüd ma pean ikka veel toimetama ja tegema midagi, et no ei jaksa, ei viitsi, aga tee veel natuke midagi. Seepärast, et uskuge mind, et järgmine kuu läheb veel tõsisemaks, eriti teil kuued. Et kui nüüd on kolmas energia, siis 4. energia järgmine kuu on teile siis selline, kus te peate juba hakata midagi nagu tõsisemalt tegema. Kuigi juulikuus tahaks täiega lõdvalt võtta, on ju. Nii, natuke rääkisin teile tuleviku ette, aga las ta olla. 15. päeval sündinud ükskõik mis kuus. Teil võib olla kriisiolukordi paari suhtes jällegi. Ehk siis number 6 oli partnerlussuhtes, ehk siis see tähendab nii paaris kui isiklikus elus kui ka tööasjades. Aga teil on siis paari suhtes väga palju tundeid, emotsioone on õhus see kuu. Soovitan analüüsida väga palju, mida suust välja lasete, kuidas käitute. Seadke eesmärki oma elus, mille suunas liikuda, siis teil ei jää hullult aega tühja tähjaga tegelemiseks nagu kes mida rääkis ja nii edasi. Ehk siis sinul on selline, selline energia võib juhtuda, et kui on mingid arusaamatused oma lähedastega, ükskõik siis, kes see siis ka olla ei võiks, on ju, siis seda nagu käega visata nagu, et mul ka täiega savi. Et seda selline, et ma ka ei jaksa enam. Kuigi tegelikult on see, et sa võid öelda rohkem välja, kui sa tegelikult oleksid tahtnud öelda, et ole oma ütlemistega väga selline vaosuitud äkki või. Ehk siis kommenteeri. Jah,
Millegipärast ma tahan ütelda siia mitte ainult paari suhtes, aga ma arvan, et sul on ka töö juures sellised ütlused, et sul on lihtsalt hullult nagu liblikad tulevad kõhtunud seoses selle juuniga. 24. päeval sündinud ükskõik mis kuus, teil on samuti karmalised sündmused juunis. Mäletage, karmalised ei tähenda seda, et see on halb või hea. See tähendab lihtsalt seda, mida sa oled enne teinud, siis nüüd sa saad justkui selle nagu palga selle eest. Issand, kell on nii palju. Nii, siis... karmalised sündmused juunis, mis on seotud teiste inimeste aitamisega ja abistamisega ja teenimisega. Siis sul võib olla võitlus õiguse nimel, kes kellele, kui palju ja nii edasi. Võib see kuu tulla ilmseks palju suhetes teistega. Just see, et teistega suhetes sul tuleb see, et kes kellele justkui võlgu või keegi lubas seda, aga ei teinud ja nii edasi. Selline nagu arutluse kuu. Sul võib tunduda, et kõik on nii ebaõiglane su ümber ja sina ainukene, kes on aus või siis vastupidi. Mõtle siis ise, kuidas see vastupidi võib olla. Et soovitan sul rohkem süveneda oma arengule ja plaanid tegemisele ning analüüsida, mida sa välja räägid ja kuidas käitud. Vaat. See võib toimuda siis võib toimuda sinu elus kvanthüppe, mis täiega tõstab sind, kuidas ma ütlen, pjedestaalile, edukusele ja toimub täielik tähelend. Ehk siis tegelikult 24 sul on väga suur võimalus olla popp ja noortepärane, jutumärkides öeldes, kui sa lihtsalt saad aru selles suhtes, number 6 on üleüldse selline vajadus särada ja olla tähelepanu keskpunktis, mitte siis pahas mõttes, ainult et te peate hästi ettevaatlikud olema, mida te räägite välja, sest te räägite hästi palju ja teil on hästi sinna kättemaksu himu läbi kolmandate inimeste. Et võtke enda kätte see juhtimine enda elu üle, et ärge olge mõjutatavad teiste suhtes ja ärge mõjutage ise teisi inimesi nii palju. Heas mõttes saab mõjutada teisi inimesi, midagi koos tegema või midagi sellist, aga 7. päeval ükskõik mis kuus sündinud. Ma lähen nüüd sinna 7 energiasse. Ehk siis 7 + 6 võrdub 13, ehk siis see on 4. 4 on suht selline tegus kuu. Teil võib tekkida tunne, et teie ainukesena oskate kõike. Et kõike teha ja teised on rumalad. Ehk siis võite see kuu midagi justkui lõpetada oma elus ja millest saite aru, et see enam, näiteks lõpetada midagi sellist, millest te saite aru, et see enam ei toimi ning uute plaanide loomine ja selle poole edasi liikumine. Kui te elate miinuses, siis võite oma lapsikusest teha ka mingile väga olulisele asjale oma elus lõppu. Soovitan siis klaari mõistust ja vaadata tulevikule mitte läbi roosade prillide ning teha plaane ja strateegia selle läbiviimiseks, siis saadab teid edu. Ei tohi unistada liiga palju ja lõbutseda mõttetult palju tagajärgedele mõtlemata. Kuigi number 7 on iseenesest selline puhas 7, on suht selline adekvaatne nendes 7 kõige rohkem. Et aga jaa, siin võib olla see tema kategoorilisus, mis lihtsalt, nad on sellised suht konkreetsed tüübid. Ja lihtsalt, et ei teeks piuh-pauh mingisuguse otsuse, mida sa pärast kahetsed. Seepärast, et siin on jällegi see, et romantikat on õhus hästi palju juunikuus kõikidel numbritel. Ja see, et sa võib-olla oled jätnud tegemata enda elus laiskuse tõttu mingid plaanid ja siis võt nüüd läheb kõik nagu juhuse saatuseks ja siis sa mõtled ka, et perse kah ma ka ei jaksa vaata. Et sorry, et ropendasin, aga see ei ole lastekanal. Ja, et võt nii ongi. Et 7 energia üleüldse 7, 16, 25, jah. Et teil on ka see lugu enne mõtle ja siis ütle, sest me oleme, mina olen ju 16 nüüd järgmine, eks ju, siis me oleme sellised tüübid, et me suht tihtipeale ütleme välja ja siis pärast mõtled, täitsa pekkis, nüüd läks küll nagu teravaks. Ta oli mul vaja, aga õnneks me 7 oskame ka paluda vabadust. Vahest ei taha üldse küsida või paluda. 16. päeval sündinud ükskõik mis kuus. Teid võib ees oodata kriisi olukord partnerlussuhtes või hoopis uue partnerlussuhte loomine. Mäletate siis partnerlussuhte all mõtlen nii tööd kui kodu. Mitte ainult kodu. Nii. Siis jah, nii töö või siis eraelu osas. Võivad kaduda inimesed, kellega koostöö enam ei sujunud.
või ei olnud vajalikud ning see kuu võivad tulla uued inimesed ja ideed. Palju edu ja säravaid hetki ning samuti ka kriisiolukordade lahendamisi uues partnerlussuhtes. Mis ei pruugi üldse paha olla, siis võib hoopis toimuda areng ja uus arusaam. Ehk siis, et kui ma räägin siin tekstis kriisiolukordades, siis vaata, kas sul hakkab nagu uus partnerlussuhe ehk siis tööalane. Mina ise tean ja tunnetan juba, et mul on nii palju plaane, et selles kuus tuleb mul väga palju uusi ja põnevaid tutvumisi. Juba on planeeritudki ja alati tuleb see, et kui sa õpid teist inimest tundma just äriliselt, siis sa tead, et sa pead vaatama, kas või paberile panema lihtsalt need plussid, miinused, kellel mis tugevused on ja siin numeroloogiliselt nüüd seda enam. Mina väga vaatan seda suhte video, mida ma teile ka saatsin. Ma olen paljudele oma klientidele ka öelnud, et jälgige selle järgi oma seda energiat, et ärge siis imestage, et miks kellegi klapib teistmoodi, seepärast, et seal videos te saate väga hästi aru, mis see toimib, miks see nii on ja nii ongi. Ja, ehk siis tulevad kriisiolukorrad, aga oluline on see, et jälle siin strateegiline liikumine selles suhtes ja eluhoiak. Et kui oled positiivne, siis kõik läheb hästi ja kui oled negatiivne ja otsid ainult vigu, siis läheb täpselt nii nagu seda leiad, mida otsid. 25. päeval sündinud kõik, mis kuus, teid ootab samuti karma. Olen rõõmu näo siia pannud. Seda on nüüd minu meelest juba kõigil seda karmat, eks ju. Teil võib samuti minna nagu number 16. olla mingit vanade teemade nullimine ja uute teemade algus läbi kriisiolukordade lahendamise. Kuid teil võib olla palju arusaamatusi teistega läbi saamisel. Ja siin jälle väga oluline, et sõltub, kuidas teil eelmised kuud enne juunit on läinud. Kui suhted on olnud head, siis niimoodi ka selles juunikuus läheb kogu aeg paremuse poole. Aga kui teil on mingisugune situatsioon kiskunud kiiva eelmistel kuudel, siis võt selles kuus võibki nagu toimuda täielik krahh ja nagu nullimine. Et, või siis jah, võib süveneda. Ehk siis ka raha, kui eelmised kuud tuli suht hästi, siis see kuu võib ainult minna paremaks, kuna teil raha liigub läbi inimeste, eriti siis 25. aga 7. üleüldiselt. Võib tulla mingite uute projektide algatamist, peate olema väga tähelepanelikud ja vaoshoitud oma käitumise väljaütlemiste suhtes teistega. Näete, välja tuli, eks ju? Nii. Ja 8. päeval sündinud ükskõik mis kuus, ehk siis 8 + 6 on 14, ehk siis 5. Nii, see on 5 on hästi palju kommunikeerimist üleüldse teil selles kuus ja siis see ka, et teil on veel, meil kõigil on juunikuu number 6, ehk siis sellist romantikat õhus hästi palju ja number 8, 17 ja kes olid seal veel 26, et teil on hästi palju suhtlemist. Aga vaatame nüüd eraldi. Number 8. Teid ootab ees selles kuus laienemine läbi millegi uue tegemise ja strateegilise käitumise. Teil tuleb tuntus läbi selle, kui te strateegiliselt käitute. Te olete üleüldiselt sellised strateegilised inimesed. Teil on nagu seda väga lihtne rääkida. Näiteks number 2 on seda raske rääkida. Seepärast, et number 2 on rohkem livlika hingega inimesed. Nii, teil on väga oluline teada, kuhu te liigute ning eesmärk on oma tegevustes. Siis toimub tuntus ja tuntus igas mõttes on ju võib-olla siis sinu elukaaslane kallistab sind tugevamalt ja ütleb, et oi sa kiisu, minu suur nunnu-punnu. Ise oled seal 2,5 meetrit suur. Okei, nii suur vist äkki ei ole. Aga jah, ehk siis strateegiline lähenemine oma sellesse kuusse ja siis sul iseendal läheb lihtsalt kõik nagu väga hästi ülespoole. Vastasel juhul võib teil olla täielik kaos ja palju läbimõtlematuid kulutusi lõbutsemistele. Vaat siin ongi see, et sina, kes oled 8. päeval sündil, siis sinul on üldiselt te teete hästi palju tööd ja teil tuleb väga hästi raha läbi teie töökuse. Aga vastasel juhul ka see, et kui sa ei tee tööd, on ju, siis sa oled täielikult miinuses, sest 8. energiaga inimestel on lihtsalt käsi rohkem kullas. Jah, olge ettevaatlikud lõbutsemistega ja liigsetele kulutustele. Et see võib lihtsalt libiseda käest. 17. päeval sündinud kõik mis kuus, teil võib tulla mingi kriisiolukord läbi partnerlussuhte. Mõtlen siin siis nii tööalaseid kui ka isiklikke, mäletage, eks ju. Kriisiolukord võib tulla seetõttu, kui ei räägita läbi teiste kohustused, kellel milline roll on selles suhtes, kas töösuhe või siis elukaaslasega. Ehk siis on vaja konkreetselt teada, kes mida tegema peab.
kui te ei lahenda seda olukorda ja jääte vanasse kinni, kus palju probleeme ja ei lahenda seda, siis teil tuleb endal sisemine kriisiolukord ja purunemine. Kui saate reeglid paika ning kui igaüks teab suhtes, mida tegema peab, on täielik edukus nii isiklikus kui ka tööalaselt garanteeritud. Hoidke lippu kõrgel ja tehke plaanid selgeks omavahel. Ehk siis teil on justkui suhete parandamise kuu. Et teie siis ise teate, kuidas te sinna poole liigute. Aga juuni iseenesest annab teile nii head energiat juba, et mina ütleks küll, et hoidke teineteist, et lihtne on purustada suhteid, aga raske on neid hoida. Teate, mis mul nüüd tuleb meelde? See, et ma ei pannud üldse lampi põlema, aga loodetavasti te tunnete, näete mind. Aga jah, seekord siis niimoodi. Valgus tuleb kuskilt tagant. Mõnikord mõned õpetavad, kuidas peab videot tegema, aga ma ei ole mingi professionaal. Ja tähtis on vist tekst, mis te kuulete. 26. päeval sündinud ükskõik mis kuus. Sind ootab samuti karma ülesannete suhetes. Pigem selle aspekti läbi, mis on teie ühised eesmärgid ja kuhu te liigute. Et koos liikumine. Ehk siis vahet pole ka siis partnerlus, kodus või siis tööalane. Miks te seda teete, kuidas te seda teete, kõik peab olema üksipulki läbi arutatud ja fikseeritud. 26 kipub olema väga kontrolliv ja lõpuks seda armastav. Seetõttu sul saab olema keeruline see konkreetsus suhetes ja kirjapanek. Kuidas edasi liikuda ja sellest ka kinni pidada? Teil on justkui see kuu selline karmapuhastus. Kui te olete kaua üksi olnud, siis te võite kellegi leida või siis keegi kaob ära hoopis vastupidiselt. Kõik sõltub sellest, kui tõsiselt sa mõtled ja üles kirjutad oma eesmärgid ja liigud nende suunas. Ei tohi olla ükskõikne enda ja teiste suhtes ja ei tohi enda ja teistega manipuleerida. Kipud seda väga tegema, seepärast, et sul on jälle see duaalsus seal, et sul on number 2 energia, mis on hästi sümpaatne ja number 6 ka nunnu-punnu, aga sinne kavaldamine läbi kolmandate isikute. Issand, kui hea see kohvitilk on. Kogu aeg läheb järjest pimedamaks, ma näen. Peame vastu. See on see, mis see oli. Kesa. Suvi. Nii, 9. päeval sündinud, ükskõik mis päeval. 9. päeval sündinud, ükskõik mis kuul. 9 pluss 6. 6 mäletate tuli juuni 2025 kokku liites. See on siis 15 ehk siis 6. Vaadake, kui naljakas. Siis nüüd teil nagu tulevad kokku number 6 ja juuni energia on ka 6. Teid ootab palju edu ning palju armastust, ehk siis see on täielik sinna, kui lähe. Nii, see kuu ja samuti ka palju solvumisi võib siin juhtuda, sest vaadake, armumisega on ju see lugu, kus on palju armastust, seal on ka palju petmist ja solvumisi, eks siis on see miinuspool sellel. Seda seetõttu, kui te ei tea, kuhu suunas te peate liikuma. Ning kui te ei tea oma suunda siin enda isiklikus elus, siis te võite kergesti solvuda teiste peale ja siis sellega seoses tekib kriis. Ja te tegelikult ise loote selle kriisi ise endale. Sellepärast, et number 9 on see lugu, et te tahate täiega saada heakskiitu teiste silmis. Ja siis teil ongi see, et te räägite õhinaga oma mingid asju, vaata, et ma mõtlesin nii ja naa. Ja siis ootad, et mis teine ütleb. Aga teisele tundub, et see ei ole päris nagu kõige kihtim plaan. Aga see on see teise arvamus, see ei ole sinu arvamus, eks ju. Ja siis mina soovitaksin, et hakka tegutsema, mine tulla. Sinu puhul on see, et sa mõtled palju, aga sa ei tee mitte sittagi. Ma väga vabandan, kui see ei ole sina, sellepärast, et kui sa näiteks oled sündinud 4. kuul, siis sa just lähed tegevusse, võid minna. Või siis sa oled sündinud näiteks 7. kuul, võid ka tegevusse väga vabalt minna. Ma räägin üleüldiselt 9. Sest 9 kipuvad olema sellised. Seega teil on väga oluline luua eesmärk, mille suunas te liigute. Muidu on teil täielik kaos oma elus. Muul juhul ootab teid, siis kui teil on strateegia, teate kuhu liikuda, siis teid ootab selles kuus nagu vapsee selline hea armastus, edu ja selline, ma olen kirjutanud siia juhuu ja naerusuu. Võtaks telefoni ära ja näitaks teile seda, aga ei saa näidata, siis pärast mul läheb settimisega nii palju aega, et see telefon maha ei kukuks. See on õhu peale üles ehitatud see telefon. Nii,
18. päeval sündinud ükskõik mis kuus, teid ootab selles kuus kriisiolukorrad just partnerlussuhetes, kas siis tööl või isiklikus elus. Sel juhul, kui teil ei ole täit arusaama, kuhu poole te liigute. Ning oluline on siinjuures analüüsida oma käitumist ja väljaütlemisi teistele ja teiste suunas. Teil peab ka kindlasti olema oma strateegia elus edasiliikumiseks. Ehk siis väga oluline on sinul 18 üles kirjutada, mida sa tahad. Sina kipud ka väga pilvedes elama. Teile justkui tuleb partnerlus ja uued võimalused sellel kuul, kuid peate väga nutikalt käituma, ei tohi jätta juhuse hooleks midagi. Siis on muidu tuleb selliseid palju tühje sõnu ja ei midagi. Ehk siis tunnen isiklikult ühte 18 ja ta nagu ikka täiega unistab ja mul on nii kahju sellest, sest ma olen teda nii igati moodi aidanud, aga jah, raam saab otsa. Sest mina ütlen niimoodi, kui sa ei proovi, siis sa ei tea, kas sa saad sellega hakkama või mitte. Et palun kõikide numbrite puhul, kui te tunnete, et te tahate midagi teha, siis hakkage proovima. Sest see jutustamine ei vii mitte kuhugi. Ma olen ise jutustanud ka aastaid ja kas te olete mind näinud enne siin? No ei ole, eks ju. Et võtsin ka oma laisa perse, hakkasin toimetama ja teen nüüd seda, mida ma teen ja ma olen nagu ülirahul. Et vahest saan ka natuke kive oma kapsaaeda, aga noh, elus olen, kõik on hästi. Nii, 27. päeval sündinud ükskõik mis päeval. Teil on samuti karmaline olukord see kuu, ehk siis läbi analüüsi ja strateegia on võimalik luua väga hea partnerlussuhe. Neid võib tulla selles kuus üsna palju teile. Uued arusaamad üleüldse maailmas kui sellises. Teil tuleb soov võtta liidripositsioon selles partnerlussuhtes. Ükskõik, kas on siis tööalane või siis kodus. Seega on oluline võtta mänguplaan ja tegutsemiseks strateegia kindel arusaam. Mida ja kuhu liigume? Mida ja kuhu suunas liigume? Ja? Kogu oma energia panustada sinna. Muul juhul kõik võib ebaõnnestuda. Vaadake need, kellel on siis 2 numbrit sünnipäevas, ehk siis kas 1-ga algavad või 2-ga, kõige hullemad on siis need hullemad, jah. Siis need numbrid, kus on 2 ja siis see teine number, seepärast, et 2 on nagu täielik empaat ja siis see teine number võib nagu teha sind nagu teistsuguseks. Ehk siis, no kõik nad teevad, minul on näiteks 16. 1 on mul selline kange vaata ja 6 on selline pehmekene. No, ma olen ideaalne. Ei ole. Ehk siis jah, 27. on ka see lugu, et 2 on sümpaatne, hästi kihvt ja selline 7 võib olla, kui ta on positiivne plussis, siis ta on ka hästi selline kihvt tegus ja kõik toimetav, aga kui ta on negatiivses, ehk siis 7 siis miinuses on ju, siis ta võib ka selline täielik pidur olla. No nii laisku olla ja võib. Nii, juunis on siis, nüüd ma sain sellega kõigega nagu hakkama. Sina. Ja teid on vist minu meelest 2 tükki. Kes sa oskad neid ajavööndeid siia üles panna? Aitäh sulle selle suure töö eest. Nii nagu ma ütlesin, ma olen seda kunagi proovinud, see on väga suur töö, mega suur töö. Et aitäh, kui sa teed seda, et siin tuleb neid väga palju, neid ajavööndeid, et siis kergendada kõikide meie teiste elu. Ja, suur tänu, et sul on see andekus olemas. Kui sul tundus, et siin oli väga palju informatsiooni, mida võiks teistega jagada, tehke seda Jumala pärast. Ja andke mulle ka teada, et kas see formaat oli nüüd lihtsam aru saada. Ja kui tunnete, et nagu see nagu prahti on suust välja, no kirjutage ka üles. Endale siis. Mitte mulle on ju. Ei, igasugune tagasiside on tagasiside, nii et tehke seda. Ja aidake üksteist siin ka kommentaarides, kui keegi ei suuda välja arvutada, kuigi ma siin olen juba väga kergendanud selle, ma räägin ju ainult sünnipäevadest, eks ju. Ja mõnele ütlen, mis energiasse liigud, mõnele mitte, aga küll me saame hakkama, toetame teineteist. Nii, ma räägin siis siin üldiselt veel juunis, mis on siis mitte soovitav teha. Mitte soovitav teha kõigil. Vaatame, kas see läheb nüüd niimoodi. Nii, soovitus on rõhk panna rohkem organiseerimistele, mitte lõbustustele. Vägisi küll kisub sinna poole, ehk siis mitte soovitav on siis see, kui te liiga lõbutsete ja kulutusi teete siis selles osas. Et analüüsige, mis seisus te olete, mida peaks veel tegema või mida ära lõpetada. Või siis veel, mida pingutama peaks, et saaks korralikult ära lõpetada. See ma paneks vägisi, tahan tuld panna peale. Siis nüüd ma räägin seda nii kaua siis. See juunikuu on teil siis selline kuu, kus on hästi palju tundeid ja armastust õhus. Aga nüüd järgne kuu, ehk siis on juulikuu.
ja teate, siis see on selline strateegiline kuu, kus enam väga palju nalja ei ole. Seal on vaja siis tegutseda konkreetselt ja see on selline kvanthüppe kuu siis meile kõigile omal moel. Et muidugi siis liidan pärast jälle neid numbreid järgmises kuus teistmoodi. Noh, mitte teistmoodi, sama süsteemiga kõik, aga lihtsalt seletused tulevad teised. Nii, ja järgmine kuu siis mina soovitaksin väga teil teha selles juunikuus selline väike strateegia järgmiseks kuuks, ehk siis analüüsida seda, mida suust välja ajate, sest tohutult kipub lõputsemise peale ja olge väga, issand jumal, teravad pliiatsid, kuidas teil nagu läheb, et seda saad, mida tellid, ütleme siis niimoodi ja. Siin ongi kirjutatud, kui te see kuu ei tee kõike plaani kohaselt, siis juulikuu tuleb ja tekitab teil korraliku kaose. Vot takk on mul ka veel kirjutatud siia naerusu. Lõpetuseks isiksuste numbrid 1-9 ütlen siis üleüldiselt veel korraga läbi. Number 1 üleüldiselt. Ärge alustage midagi enne, kui te ei ole teinud korralikku analüüsi, kus te olete kokku protsessi analüüsinud algusest lõpuni. Nii. Number 2 üleüldiselt. Suuna oma tähelepanu ja tegevused rohkem teiste inimeste aitamisele ja nende edukaks saamisele läbi teie abi. Ja. Number 3 üleüldiselt. Pöörake rohkem tähelepanu oma füüsilisele vormile, distsipliinile, sellepärast, et selles kuus on teil väga emotsionaalne kuu ja tasakaalu leidmiseks sport on soovituslik. Ehk siis mäletate, ma ütlesin teile ka, et te nagu vägisi kisub kogu aeg selline, et tahaks nagu räigelt ära teha kuidagi, et aga tehke sporti, liikuge. Te saate kõik sinna ära pressitud. Boksikott. Et ja. Number 4. Et teil on vaja aru saada, et teil algab uus algus, mis vajab erilist tähelepanu ja organiseerimist. Ja. Number 5. Teil on vaja mõista, et selles kuus ei ole vaja võtta teil liidripositsioon. Rohkem on vaja rõhku panna koostööl teiste inimestega ja õppima usaldama neid. Ja pöörake suurt tähelepanu siis planeerimisele. Number 6. Et teil on selles kuus suur võimalus leida strateegiline partnerlussuhe ja selleks on vaja analüüsida oma käitumist ning reguleerida rolle partnerlussuhtes, kes midagi tegema peab. Number 7. Teile avanevad selles kuus silmad ja te peaksite suunama tähelepanu pöörama eesmärgile, mille olete endale seadistanud ning analüüsima vaheetappe. Liikuma selles suunas edasi ilma roosade prillideta. Ja tähelepanu ka organisatoorsetele ülesannetele. Väga pikk. Peabki võtma roosad prillid ära, jah. Number 8. Tähelepanu strateegilise planeerimisele, hoida sellel ka fookust. Eriti 17 ja 26 on vaja energiat ja seda siis läbi liikumise ja sporti. Seda vist enne unustasingi teile seal öelda, sest teil on hästi palju suhetega nüüd selles kuus tegemist. Number 9. Teil on selles kuus palju suhtlusi, kuid tähelepanu pöörake sellele, et võib olla lihtsalt tühja suhtlemist, mis ei vii mitte kuhugi. Soovitus on see, et looge eesmärke ja liikuge selles suunas. Vot tak. Ütlen siis niimoodi. Head juunikuu nautimist meile kõigile. Pange kommentaari, tellige kanalit, jagage seda ja leiate siis meedias igalt poolt numbrite keelenime all. Mina olin Merike. Suur tänu, et jaksasid minuga olla nii kaua. Sina, kes sa oskad teha neid ajavööndeid, palun aita. Ja suur tänu. Ilusat päeva teile. Täna muuseas on pühapäev ja 1. Hurraa!